Tänasel Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjonis oli arutelu Rail Balticu teemadel, et kas ta ikka 2030. valmis võiks saada, täiendavate rongide tellimine ja meil oli kohal ka Läti parlamendi saadik, kes oli siis selle Läti uurimiskomisjoni juht. Ja no ütleme nii, et küsimusi nagu vahel elus on, et arutelude käigus tekib rohkem küsimusi, kui vastuseid saad, kui koosolekule minnes loodad saada vastuseid, aga tegelikult ei ole, et me õige mitmel korral küsisime, et kas ja milline vastutus on näiteks meil Eesti riigina või maksumaksjatena, kui jääb ära tegemata mingi jupp näiteks Lätimaal. Kas meil on vastutus, kas meie kannatame ka, kuna tegemist ju, meile on algusest peale räägitud, et tegemist on ikkagi Eestist Poolani, ehk siis rahvusvahelise lõiguga, aga täna me räägime ju sellest, et meil on võimalik tulevus kas siis Iklasse või Häädemeestele saada rongiga ja siis selgus ka, et meil on kuulutatud välja konkurss, lõpuni ei saagi aru, et ühesõnaga Elron on tegelikult saanud ülesande ja nüüd arutatakse, et kas seda tehakse siis 3 riigina koos, minnakse ronge soetama, mis siis tegelikult on mõeldud siseriiklikuks otstarbeks, mitte rahvusvahelisteks vedudeks, vaid siseriiklikuks otstarbeks, ehk siis rongid, millega saaks sõita Tallinnast Häädemeestele. Loomulikult, mida on ka vaja, et kui keegi plaanib rongid maha panna või liiprid maha panna, siis loogiline, et seal mingid rongid võiksid ka sõita, et see on nagu arusaadav. Aga et siis ütleme erinevate arutelude käigus me saime aru, et tegelikkuses ikkagi Eesti on kohustus, et ka siis, kui lõik Lätis ehitamata, mis minu meelest on ka loogiline, et kui Euroopa annab raha ikkagi selleks, et meil oleks võimalik Tallinnast Varssavisse või Berliini saada, siis on loogiline, et kui kuskil jääb mingi lõik tegemata, et siis see on kuidagi solidaarne vastutus, kui raha on selleks antud, aga meil käis nagu mingi veider arutelu ja häma selle üle, aga lõpuks mulle tundub, et me siiski jõudsime ühisele arusaamisele, et tõesti vastutus on, sellele viitas ka Riigikontroll, et juba 2017 nad oma aruandes viitasid sellele ja ka Raski advokaadibüroo on sellele viidanud, et ka siis, kui Eesti riik ise on väga korrektne, aga mõned teised partnerid jätavad midagi tegemata, on vastutus ikkagi teatavatel puhkudel ühine. Aga Kliimaministeeriumist komisjoni esimees mitmel kord küsis, meil endiselt ei ole tegelikult lõplikku neid kaardistatud neid riske, et mis siis tegelikult saab toimetada. Ja minule tundub järjest enam, et ega see 2030. aasta juttu keegi ei usu. Ja ütleme, et ma kindlasti tahan neid materjali ka ise üle vaadata, sest seal oli, ütleme, nagu ma ütlesin, et tekkis rohkem küsimusi kui vastuseid, et minul jäi mulje, et võib-olla pole päris välistatud, et me isegi täna saaksime selle siiski kas tõmmata võimalikult palju käsipidurit või ikkagi tõsiselt läbi mõelda, et kuna mis etapis lätlased jõuavad, sest Läti kolleeg ütles meile ka, et on nende arvates täiesti selge, et neil finantsvõimekust ei ole, et 2030. Jõest põhja poole seda raudteed ehitada, ehk nemad ei näe, et nemad teiselt poolt Iklast vastu tuleks, ehk minu küsimus on, et kuhu ja mis mõttes siis meil on mõtet kiirustada kontekstis, kus me otsime igat eurot, küll julgeolekuks, küll muudesse kohtadesse, et meil raha ei ole, aga mäletatavasti ka eelmises valitsuses veel sotside minister leidis 290 miljonit Rail Balticu jaoks. Minu meelest meil täna selle objektiga ei oleks vaja kiirustada. Ja nüüd on need samad rongide teema, et kui palju see tegelikult meil maksma läheb, kui see Rail Baltic, et ega me ei teagi, et esiteks, mis see pilet maksma hakkab, kas me jõuaksime näiteks, kas mina või Varrogi jõuaksime, rongiga Häädemeestele sõita, kui see infra aastas kulu, ütleme, et me ei räägi nüüd ehitamisest, vaid aastane ülalpidamist kulu, et seal oleks võimalik sõita, hooldada, toimetada, et see on 35–50 miljonit aastas. Ja nüüd on küsimus, et kui esialgu see rong või raudtee ehitatakse ainult Eesti piirini või Häädemeesteni, siis on selge, et peale Elroni keegi seda kasutada ei saa. Siis me võime kujutada ette, et kogu see kulu on Elronil, et see on siis umbes 35–50 miljonit eurot, mida siis on vaja Elronil maksta Rail Balticule, et ta saaks sõita seal peal. Ja loomulikult, kui me teame, et päris ilma rahata või ilma dotatsioonita ei ole võimalik ka Elronil neid inimesi vedada, et siis see kulu on märkimisväärne, et ma arvan, sellest saab läbi aegade Eesti maksumaksjale üks kulukamaid, kui mitte kõige kulukam projekt.